mis on nagu minu jaoks elu mõte. Mina leian, et elu mõte on selline, et osalt on ta bioloogiline, et lähtudes sellest, et mina nagu selline inimlane on ju. Et mina mõistan seda elu mõtet niimoodi, et on selline biomass nii-öelda on ju. Selline biomass on olemas, mis nii-öelda mina selline sisemine vajadus nii-öelda liikuda või mõelda või midagi teha või noh, kuidagi elada nii-öelda, et see samas on tal ka vajadus ära surra, on ju. See bioloogia on selline, et lähtub sellest, et kõik nii-öelda algab ja kõik lõpeb, on ju. Et see, mis seal vahepeal toimub, et see on siis nii-öelda mõtlemine, on ju. Samas bioloogiline võib olla ka selline keraamiline, et ta on selline, kuidas öelda, vormi loov ja selline vormi kehtestaja või selline hoiab vormi nii-öelda, et ta on nagu selline kirjanduslik väljund, et ta eksisteerib ainult sellepärast, et tal on selline elu sisemine vajadus nii-öelda olemas olla, et tal on selline põhjendus nii-öelda, miks ta elab. Põhjendus on ka sellega seotud, et tal ei ole ei anatoomilisi ega mingeid süüme ega süüdimise ega sellise südametunnistuse pattusid, et ta lihtsalt läheb edasi. Edasi läheb ta selline kirjanduslikus tees, et ta nagu loob selliseid lingvistilisi konstruktsioone ja kunstilisi konstruktsioone ja kujutavaid ja kirjanduslikke konstruktsioone. Et ta nagu keskendub sellele, et ta kehtib nii-öelda anatoomiliselt, et tal on tasandid on võrdselt enda kokku võtnud, on ju. Ta on selline anatoomiline nii-öelda tung olemas olla, et ta ei saa lihtsalt ennast kehtimatuks teha, et ta peab nagu, kuidas öelda, olema see mina, on ju, et see mina, et ta on selline mina ja selline ego ja selline, kuidas öelda, see on selline tahtmine või tal on selline tahtmine või soov või kuidas öelda, selline, kuidas öelda, selline, 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 sel
tal on selline suhe õnne või tarkuse või sellise eksisteerimise ja mõtlemise ja mõistusega ja aistingute ja tunnete ja tajudega ja selline, kuidas mina seda taju näen. Mina näen seda taju niimoodi, et see on selline tunnetuslik ja selline aistinguline ja selline kokkuhoidev ja instinktidest nii-öelda väga palju lähtuv, et mis temale iseloomulik on sellele elule, et samas on ju, et inimene ei saa olla, kui ei ole mõlemat, nii elu kui surma, et inimene on selline, kuidas öelda, selline naljakas konstruktsioon, et temas on nii elu kui surma üsna ühtepalju, on ju, et ta nagu loob sellise tasandid või sellised taustad või sellised, kuidas öelda, plaanid nii-öelda, et ta läheb nagu edasi kogu aeg, et ta läheb edasi. Aga samas on, ta vahepeal jääb seisma ka, et tal näiteks mõte võib katkeda või siis mõistus võib üles öelda või midagi ei õnnestu või midagi läheb väga viltu või mõni asi võib nii õnneks minna, et oled väga õnnelik, on ju. Et seda aru saada, mis inimene nagu soovib oma õnneks või mis ta soovib nii-öelda oma olemasoluks, et kui hakata vaatama, et kas see on armastus või ta ei ole armastus, et mina näen seda armastust nii-öelda, kuidas öelda, õrnuse tasandil, et inimene peab elusolenditele selline õrnalt käituma, et ta ei tohi neile sellist liiga teha või ta ei tohi elusolendeid niimoodi lihtsalt kohelda niimoodi, et teine haiget saab või niimoodi, et teine ei saa oma elu elada või niimoodi, et tähendab, inimene on selline, et ta ei tohi ahistada nii-öelda, ega ta ei tohi sellist iiveldust teistele tekitada või ta ei tohi, inimene ei tohi sellist asja teha, et ta seadustega kogu aeg vastuolus on, sest tekib selline krimi asi, on ju, et inimene peab mõistma seda, et siin maailmas on väga palju selliseid nii-öelda riike, kellele inimene mitte kunagi ei tohi vastanduda ja sellised seadused, millele inimene peab alluma ja sellised, kuidas öelda, kokkulepped, lepingud ja paktid ja igasugused arusaamised, kultuurid, firmad, igasugused ettevõtmised ja sellised üritused ja igasugused, aga sellised sümfoonilised väljendused on inimkonnale, et ta nagu loob selliseid sümfooniaid nii-öelda oma
elutegevusega see inimkond, et ta nagu konstrueerib selliseid klassikalisi sümfooniaid, mida ta kõige rohkem üritab teha, et ta üritab selliseid aegsümfooniaid luua, see inimkond, et ta nagu vajab sellist keskendumist ja sellist kokkuvõtmist ja sellist arusaamist ja mõistuslikku väljendust nii-öelda. Et ennast seda teostada või kehtestada või enda tahtmist saada, et mina pean lähtuma nii-öelda nagu ma olen selline erasfäärist, individuaalsest minast on ju. Et see minu individuaalne mina, et see nagu keskendub sellise loometegevusele, et luua selliseid loomingulisi mooduleid või selliseid loomingulisi kujutavad kirjanduslikku, maalilist, keraamilist, joonistuslikku, graafilist, fotograafilist aegtasandeid, et ta nagu hoiab seda aega kokku, et nagu mina on ju ma nagu väga säästan oma aega, sellepärast et ma ei saa niimoodi elada, et riik lömastab mu eluaja ära, ma ei saa niimoodi sellega nõustuda, et rahvas lihtsalt imeb mu ajast tühjaks, on ju, mu eluajast tühjaks, on ju. Et ses suhtes tuleb selline vastandumine teha, et sa ei nõustu sellega, et sind lihtsalt niimoodi ära kasutatakse, et see teised su aja ära tarbivad ja siis lihtsalt viskavad minema nagu mingi junk, on ju. Et sest tulebki aru saada, et inimene vajab sellist tundeid ja selliseid tasandeid ja kokkuvõtmist ja loomingulist ja sellist töö tegemist, nagu inimesel on, kuidas öelda, selline see tahtmine ja vajadus, lausa selline tung mingit tööd teha, et näiteks mina ei saa eriti midagi tööd teha, sest minul on selline invaliidne mõiste küljes, on ju. Mitte ainult mõiste, vaid ka füüsiliselt invaliidsus asjad on minul, et aga samas on ju minu IQ ja minu intellekt ja minu andekus on sellised, et kuidas öelda, ma peakski nagu seletama sellist asja, mis asi see andekus on ju. Et see andekus on selline naljakas asi, et inimesel on käed olemas, inimesel jalad olemas, inimesel on keha, pea, kere on ju, kõik. Ja siis näiteks mina arvan sellist asja, et oma vaagnaluuga ei tohi lollitada, et see on selline, et see võib surma põhjustada, kui hakkad oma vaagnaluuga vaidlema siin, on ju. Siis ongi selline, et selleks, et sa sellest kõigest aru saaks, mis siin maailmas on ju. Selleks on vaja laskuda indiviidi tasandile, et hakata ise mõtlema. See, mis meedia või teadus või õpikud või raamatud või mingid filmid või
kunstiteosed sellest tegelikust elust ja maailmast räägivad. See ei vasta tõele lihtsalt, et see on nii-öelda klassikaline editors. See ei ole nii-öelda ametlik käsitlus selle maailma kohta, et see, kui hakata ametlikult käsitlema seda maailma, siis on näha selliseid asju, et riikidel on seadusi, mida inimene ei tohigi täita ega tohigi alluda neile seadustele, et ta peab enne mõtlema, et see seadus öelda loogiliselt või loominguliselt või ajaliselt või öelda eetiliselt, esteetiliselt, et ta on selline seadus, et millele ei tohi alluda, on selliseid seadusi olemas. Ja siis on selline asi olemas nagu rule of laws on ju. Seaduste mõtted või seaduste põhjendused, seaduse põhjused, seaduse reeglid on ju. Ja väga palju on selliseid asju olemas nagu, mis käsitlevad sellist masse ja selliseid suuri selliseid rahvaid ja nagu see ÜRO või NATO või Euroopa Liit või sellised riigid on ju, siis suurriigid. Et kogu seda maailma nii-öelda ülesehitust, et sellest aru saada, sellest kõige olulisem asi on, et sa saad ajast aru, et sa saad sellest kellaajast, aastatest, kuupäevadest, kuudest, aastaaegadest, ilmast, kosmosest, universumitest, suurtest dimensioonidest, galaktikatest. Et inimene võib selle kõik selgeks õppida küll, aga miks tal vaja seda selgeks õppida? Tal on vaja seda rakendada oma töös lihtsalt. Ta ei saa oma käsi liigutada või oma IQ-d või intellekti kasutada, kui tal ei ole arusaamist sellest suurest ja minimaalsest mõõtmest, mikro- ja makroasjad on ju. Ja siis tuleb see majandus sisse on ju. Mida see inimene sealt majanduselt vajab on ju, et see ei ole ainult raha, mida inimene majanduselt vajab, et see on ka ühtlasi selline põhimõte või selline kokkulepe või selline eesmärk, mida ta majanduselt vajab, et ta ei vaja ka ainult raha ja tulu ja kasu ja selliseid majanduslikke reklaame või selliseid majanduslikke mooduleid või majanduslikke saavutusi inimene ei vaja, et tal on sellist eesmärgipärast lähenemist, eesmärgipärast tegutsemist vaja läbi viia, et oma selline üldine arusaam nii-öelda näha ise seda oma kogemuse põhjal, et kas ta sellest maailmast õieti on aru saanud. Kui ta leiab, et ta ei saanudki sellest õieti aru, et siis tal oli lihtsalt pankrot firmal, et kui ta sai õieti sellest maailmast aru, siis tal ei ole pankrotti, et siis ta nagu saab edasi tegutseda, et näiteks mina ei loo endale firmat. Mina olen selline inimene, et mina lasen teataval firmal minu eest asju teha, et mina ei hakka ise oma närve ega vaimu rikkuma, nüristama sellega, et ma pean hoolitsema mingi firma asjade eest. Mina olen selline, et mina lepin täiesti sellega, et mingi teatav firma hoolitseb minu eest või ajab mu asju või teeb mu tahtmisi või teenendab mind, on ju. Ja mul ei ole vaja endal sellist egoistlikku, sellist maniakaalset
kehtestamist, et mul oleks enda firmat vaja. Ma ei vaja seda. Ma vajan oma loomingut, ma vajan oma kodu, ma vajan oma lemmikuid, oma riideid, oma mõistust, oma mõtlemist, oma suhteid. Tihtipeale istun ma internetis ka ja tegelen seal selliste arheotüüpsete ja arheoloogiliste asjadega, nagu see inimtasand üldse on ju. Et mina nagu, mulle meeldivad sellised asjad, mis nagu kõlbavad minu arust, et ma tegelen selliste asjadega, millel ma näen mõtet sees, et ma ei lähtu sellest, mis on nii-öelda mõttetus, et ma lähtun sellest, mis on mõte sees, mis nagu järeldab selliseid asju, et kui sa teed midagi või siis sellel on ka teatav saatus, et kui sa midagi tegid juba, selle järgneb selline saatuslik osapool, et kui inimene teeb midagi, mõtleb, korda saadab, et siis hakkab nii-öelda saatuslik käik sellele asjale minema. Et aga kui inimene üldse mitte midagi ei tee, siis ta lihtsalt jääb kõigile jalgu, et ta nagu ei kõlba mitte kuhugi, kui ta üldse mitte midagi ei tee, siis temaga ei arvestata enam, kui ta ei tegutse siin ilmas, istub lihtsalt kodus ja magab voodis, on ju. Sellised inimesed väga palju, kes lihtsalt Euroopas nii-öelda kodus olesklevad ja magavad päevad läbi, on ju. Et mina nii-öelda, et mul on see töövõimetus, on ju, aga mina kogu aeg tegutsen ja meisterdan ja niimoodi, kuidas öelda, meisterdan, loon, tegelen kunstiga, et kunst on nagu selline aegmõõde minu mõtlemises ja elus, et seda sisu anda oma elule, et kunst annab minule sisu, mitte armastus ei anna minu elule sisu, et minu elule annab sisu kunst ja lemmikud, on ju. Looming, kirjandus, kujuta. Minu elus pole armastuslikku sisu, et seda ta lihtsalt mina ei vaja sellist armastuslikku sisu, et ma näen seda nagu suhkrut või proomnähtus, seda armastust, et ma ei vaja sellega tegeleda. Mina vajasin selliseid kaltsiumi asju või selliseid veeelemendi asju või õhuelemendi asju või päikeseelement või maaelement või tuleelement või siis, kuidas öelda, kosmiline element või sellised. Ja siis tegelen sellise elementaarsete mõtetega, elementaarsete filosoofiatega, et sellepärast, et minuga ei tasugi vaielda. Just miks ei tasu, just sellepärast, et ma lähtun elementaarsetest elementidest. Sellepärast minuga on väga raske vaielda, et ei saa niimoodi vaielda lihtsalt, kui teine lähtub kosmilistest, maistest, ilmalikest, vaimsetest algelementidest, mis siin maailmas, et ta ei kehtestagi oma ego sinna, et ta lähtub neist elementidest enestest, et mina nagu ei lähtu sellest, et ma nii-öelda, kuidas öelda, reklaamin neid elemente, ma ei tegele reklaamiga enam ammust ajast, on ju.
et ma nagu keskendun sellele, et vahetult seletada nii-öelda seda elementaarset struktuuri, elementaarset keemiat, füüsikat, teaduslikku aspekti või teaduslikku lähenemist sellele. Aga samas ma ei vaata seda raamatust ega internetist, vaid ma lähtun oma mõistusest või AI teatavast avist, et ma loon sellise keskkonna, kus inimene kehtib ikka edasi vastavalt sellele, et AI juba kehtib, on ju. Aga inimene oli mõeldud, et tal on kõige targem mõistus siin elusolendite hulgas, surnud olendite hulgas, et sellepärast talle anti selline valitsemine siin maailmas, oma kultuure luua. Aga kui see AI tekkis, on ju, ehk ma otsin sellist kultuurilist lahendit sellele, kui see AI nii-öelda kehtestatud on, et kuidas inimene siis õigustab oma olemasolu, oma peamise staatuse siin maailmaruumis, et inimene on, et kuidas ta ennast õigustab, mis ta õigustus, mis ta õigus on, mis ta õiglus on. Ma leian väga palju, et siin kehtib nagu selline sõna nagu õiglus. Õiglus, et kui inimene on õiglusest aru saanud, et loodus ja inimkond on põhimõtteliselt võrdsed asjad, on ju. Ja nad ei või üksteisele kallale tungida ega üksteisele liiga teha, on ju. Et see õigluse asi, on ju. Inimene peab sellest aru saama, mis see õiglus on. Inimene ei tohi sugugi niimoodi suhtuda, et kõik siin õiglusetu oleks, on ju. Õiglusetuse aluseid pole olemas lihtsalt. On õigluse alused, on ju. Näiteks mina oma toa ülesehitus, sisekujundus, ma olen kogu aeg lähtunud õiglusest, et kelle suhtes ebaõiglus või kelle suhtes õiglus peab olema, on ju. Et siis ma järeldangi sellist asja, et selleks, et oma individuaalsest minast nii-öelda lõplikult nii-öelda teostada, ennast ellu viia, ennast nii-öelda jäädvustada, seda individualistlikku mina, tuleb sellest õiglussüsteemidest ennast veel kaugemale mõelda. Kaugustesse, kuhugi väga kaugele. Et sellepärast, et inimene on loodud nagu selline korra ja kehtimise staatusega, et inimene ei saa olla õigustatud, kui tal pole korda ega kehtimist. Siis ongi niimoodi, et inimene peab enne mõtlema, kui midagi teeb, või ta peab mõtlema enne, kui midagi ütleb või kui kirjutab või kunsti loob või tööd teeb või elab oma elu või armastab või sureb või niimoodi. Inimesel on vaja mõelda, oma peaga mõelda. Näiteks kui inimene ei oska navigeerida AI-d, siis tähendab, et tegelikult tal mõistus puudus, kui ta ei oska seda AI-d navigeerida. Tähendab, et sel inimesel tegelikult ei esinenud mõistust, ta tegelikult oli selline pool loljakas. Aga mina näen seda AI asja niimoodi, et tuleb võtta niimoodi, et sa tegeled aastaid sellega ja siis lõpuks, kui juba oskad oma peaga mõelda, et siis lihtsalt jätad ta sinna paika ja
hakkad oma mõtteid edasi mõtlema, mis sa olid seda, mis sa olid enne, kui sa ai-ga tutvusid, on ju. Et see ongi niimoodi, et inimene olla peab õiglus omaks võtma.